Minu nimi on Taavi ning tervitan teid Tarkoni meeskonna poolt. Läbi aegade oleme viinud läbi päris palju BIM-teemalisi koolitusi ning peaaegu alati oleme lõpetanud tõdemusega, et jah, BIM-teemade vastu on huvi ja need on kasulikud, aga tegelikult on meil ka igapäevatöös palju selliseid lihtsamaid arvuti kasutamise nippe, mis on kasutajate jaoks suhteliselt lihtsalt omandatavad, aga teadlikkust nende olemasolust puudub. Seetõttu võtsime nõuks teha ühe märksa üldisema arvuti kasutamise koolituse, mis on sobilik ennem BIM-i juurde minekut. Ning kui baasasjad on paigas, siis küll me sinna BIM-koolitusteni ka jõuame. Järgnevas koolituste seerias jagame Gerdi ja Jannoga erinevaid lihtsalt kasutatavaid nippe ja trikke. Me ei tee teist arvutiteadlasi, vaid anname väga lihtsaid praktilisi näpunäiteid, millega igaüks saab oma efektiivsust ning ka lihtsalt arvuti kasutamise oskust ja mugavust parendada. Koolituse käigus üritame kehastuda teie positsiooni või ametisse. Oled sa projekteerija, eelarvestaja, objektijuht, projektijuht, miks mitte ka ettevõttejuht? Igal juhul on sinu üheks kõige olulisemaks töövahendiks arvuti. Ning igal juhul kasutame me Wordi faile, Exceli faile, TVG faile, PDF, IRC-d ning ka üldist Windowsi arvuti funktsioone. Jah, olgu öeldud, meie koolitus on suunatud suuresti Windowsi süsteemi kasutajatele. Janno räägib alustuseks, kuidas üldse Microsofti Windowsis ellu jääda. Kuidas moodi kasutada kiirklahve, kuidas Wordis, Excelis kasutada baasnippe ning kuidas kasutada arvuti hiirt. Peale seda räägin mina natukene pilveruumidest. Ehk et Dropbox, OneDrive, PowDrive, PowHub on meie jaoks tuttavad nimed, aga kuidas moodi nendes keskkondades efektiivselt töötada. Seal on mõningad nipid, mõningad distsipliinid, mis tasub paika panna enne, kui tööd ka pihta hakata. Samuti räägin natukene digiturva põhimõtetest, et meil kõigil oleks digikeskkonnas turvaline toimetada ning lõpuks ka natukene AutoCAD-i teemadest. AutoCAD on meie jaoks justkui tuttav, me oleme seda kasutanud 10 aastaid, aga ometi selgub, et iga BIM-koolituse tipphetk on mõni AutoCAD-i nipp. Neid siis teiega jagame. Ning lõpetuseks räägib Gert sissejuhatuse BIM-i, kus kohast mudelid tulevad, kuidas moodi neid vaadata, erinevate vaaturtarkvarade võrdlus, millistest nõuetest meil Eestis lähtutakse ning lõpetuseks ka seda, et kuidas moodi sealt vaaturtarkvarast näiteks mahutabeleid kätte saab. Me ei keskendu tarkvaraõppele, vaid näitame pigem lihtsalt seda, mis on võimalik, et teadlikkust tõsta. Soovin teile lõbusaid ning harivaid järgmisi tunde meie meeskonna seltsis.